Homme saab Eesti Vabariik 94 aastaseks. Ja oma 94 aastaga kuulume me kindlasti maailma noorte riikide perre. Ja sellestki 94 aastast on meil iseseisvust olnud 2 korda 20 aastat ehk alla poole Eesti riigi elust. See tähendab seda, et meie peaksime väga hästi tunnetama, mäletama ja teadma, et iseseisvus ei ole iseenesest mõistetav väärtus. Hans Kruusamägi, Eestimaa rukkikuningas ja küsimus oli, et kuidas saada rukkikuningaks. Keeruline protsess ei olnud, sest minu põhimõte on kasvatada pidevalt rukkist ja see on sobinud meie külvikordadega ja meie pinnad on tõesti rukkikasvatuses läinud küllaltki suureks. Ja tunnustatult sellele ongi mulle rukkikuninga tiitel omistatud, nii et ma arvan, et see ei ole keeruline, aga see oli tõeline tunnustus. Ja nüüd ma olengi kuningas, rukkikuningas. Kas Eesti põllumajandus on jätkusuutlik? Ma arvan, et seda ta on kindlasti. Kuigi prognoositavad toetused, mis vähenevad järgneval aastal, võivad teha meie põllumeestele tõesti tagasilööke, aga meie põllumehed on ka siiski järjekindlad ja nad suudavad eestimaalased toita. Nii et ma arvan, et Eesti põllumajandus on ja jääb jätkusuutlikuks. See tänane tunnustus on, ma arvan, et küllaltki kõrge tunnustus ja selle tunnustusega ma arvan, et ma pean Eesti põllumajandust pidevalt ka edasi arendama ja ikkagi toonitati seda, et ma olen rukkikasvataja, siis ma lähtun sellest ja propageerin Eesti rukkikasvatust ja arendan seda pidevalt edasi.
sünnipäeval tunnustada inimesi, kes oma tööga on aidanud meie riiki arendada. Karja kasvatamine on üks selline ettevõtmine, mis nõuab suurt investeeringut ja paraku, nagu me kuulsime ka eelnevatest ettekannetest, on tasuvusaeg väga pikk. Sel aastal parim piimakarja kasvataja on Maie Mölder. Karjad asetsevad erinevates kohtades, karja suurus on kokku üle 550 looma. Üks osa karjast asub siis Läänemaal, ja üks osa siis Lõuna-Eestis Karula rahvuspargis, kus hoitakse siis korras rahvuspargi maid. Kokku müüs eelmine aasta parim karjakasvataja 156 tõulooma, mis Eesti oludes on väga suur number. Ja peab ütlema, et samuti ühiskondlikult tänane tunnustatu on aktiivne ja võtab hingega oma tööd. Olen Kalmer Pisnaku, tänavu siis parim lihaveisekasvataja. Ja lihakarjakasvatus on nüüd selgelt muutunud arvestatavaks majandusharuks Eestis ja tuleb tunnustada MES-i, Maaelu Edendamise Sihtasutust, kes esimesena juba 8 aastat tagasi märkas, et on Eestisse tekkimas uus majandusharu, loomakasvatusharu. Ja täna ei kahtle selle majandusharu olemasolus enam keegi. On olemas oma eksport-import, on olemas kaubamärgid, mis kuuluvad tootjatele, siis Eesti lihaveis ja Liivimaa lihaveis. Ja see on üks arengu märk. 2010 oli aasta, kus nüüd lihakarjakasvatus muutus selgelt eksportivaks haruks, loomakasvatusharuks. Et üle 50% loomadest me suutsime eksportida. Ma olen kogu aeg arvanud, et lihakarjakasvatus on arvestades Eesti looduslikke tingimusi, pika ja lühiajalisi rohumaid, head kliimat, head rohukasvu, et väga jätkusuutlik, väga pikaajaline ja väga tulemuslik majandusharu. Et kindlasti saavad intensiivselt majandatavad alad jäävad piimakarjakasvatusele, aga ekstensiivsemad alad, rannikualad, kupelmaastikud ja loodusliku ilmega rohumaad jäävad kindlasti lamba- ja lihakarjakasvatajate alaks. Ja kuna Eestis on rohumaade protsent Euroopa Liidu üks suuremaid, siis ma ei näe põhjust, miks see võiks olla siis Eestis lihakarjakasvatus üks Euroopa esimese 5 hulgas vähemalt. See on eelkõige tunnustus minu kolleegidele, töötajatele. Et tegelikult ilma hääde kolleegideta ei ole võimalik ühelgi alal edu saavutada. Aga tulevikus ma loodan, et parima karjakasvataja tiitli saavad ikkagi professionaalsed karjakasvatajad. Meil on 100 aastat põllumaastiku kõrgharidust, karjakasvatust, teadust ja ma loodan, et minusugused diletandid ei pea enam selliseid tiitleid saama.